Tšau, Parvekassad. Tšau. Täna teeme kanatiivad Korea stiilis. Mis see tähendab? Kohe selgitan. Ühesõnaga, ma hakkan seda looga kaugemalt. Mul on üks äge YouTube'i kanal, mida ma vaatan, kus siis suure avemega kutt käib ja sööb neid toidu challenge'id igal pool üle maailma. Ja tavaliselt ta kõik nad ka alistab. Ja oli üks tiiva challenge, kus ta siis purustas selle loomulikult täielikult seal. Ja seal oli palju erinevaid tiibu ja siis see omanik seal soovitas talle, et võtta nagu järjest neid retsepte ja jätta see vürtsikas endale lõppu, et see ei katkestaks su nagu try-out'i ära. Aga kusjuures ta hakkas minema Korea tiivaga üldse. Ja tundus hästi siuke kreemikas ja siuke äge. Aga ta ütles, et see ei ole üldse nii vürtsikas, et seal pole nagu midagi. Ja kui ma hakkasin siis uurima Korea tiiva retsepte, siis nad on vürtsikad. Et seal on see pasta, mis nad panevad, siis on see chili hunnik ja nii edasi. Ja siis ilmselgelt ei ole mul siin midagi rääkida, eks. Ei, thanks, but no thanks. Ma pole see mees. Ja, ma pole see mees. Ja ma otsustasin, et ma tahaks ikkagi. Ja selle abemega tüübi nagu mulje ei ka. Ta ei ole mingi hull vürtsi arvastaja. Et ta neid challenge'id, kus sa pead sööma tohutut vürtsikat toitu, ta ei tee, ta teeb seda, kus sa pead kogus sööma. Ja siis ma mõtlesin, et ikkagi ma tahaks nagu proovida midagi, mis on nagu selle moodi. Ja siis mul okei, et kannatab mingi vürtsi ära. Lisaks on mul olemas barbecoase Korea chicken kaste, mida siis lõppu panna. Ja ma tean ka, et kui see nagu sooja asja peale panna, siis võimendub sealt see vürts, näed sa, kui sa natukene lähemalt vaatad. Ma ei tea, kuidas kaamera seda näeb. Ma ei tea, kuidas kaamera seda näeb, aga et siin on sellised punased tükid siit ülevalt näha mu pöidla juurest. Et siin on vurtsu sees, ütleme nii. Et ei ole see ka niisama süütuke seal, mingi suvaline majonees. Ja päris hea kraam on, ütlen ausalt, ma olen ühe ebaõnnestunud, ütlen siis, õhufritüüri avantüüri sellega päris heaks saanud. Aga, et see ei jääks nagu täitsa ilma pauguta ka see, mis me siis ahju paneme, siis ma valisin selle Holy Voodoo, mis on ka vürtsikas, aga äärmiselt ägeda tiiva teeb või üldse, mis kanatükis see puutub, siis see on nagu, tõesti on nagu efekt on kanal juures, kui sa kannatad selle vürtsi välja. Ja ahi on meil kuidas säätud? Tiib tähendab vulkaan. Ja, täna läheme jälle vulkaanile. Mis ei tähenda, et sa pead tegema, kui sa seda retsepti teed näiteks, et sa pead tegema vulkaaniga, sa võid niisama ka grillida neid. Selles suhtes, et paned ühe poole kinni, teise lahti ja lased 2 võtti sisse, et sul on ta nagu justkui nagu selle deflected plaadi taga ja sealt kuum tuleb üles ja annab pähe. Vot, aga mis siin ikka, paneme õliga kokku sidusaineks. Kui mina lasin oliiviõli panna, Martin ütles, et ära pane, sest me läheme vulkaanile, mis tuli kuum ja see suitsemispunkt on seal ilmselgelt nagu ületatud. Et see rapsikas on siin tegelikult õige. Oi. Läksid hoogu. Ja, nii õliga kokku ja natukeseks ajaks jätame ta ka marineerima, et saaks selle maitse siia, nii-öelda vedeldaks selle maitseaine ära. Et siin on, sa näed, ürte on ka, eks ole? Ja lõhnast ütlen, et siin on päris tugevalt tunda sellist paprikat ja võib-olla ka chillit siin on, aga vürtsid, seal hulgas paprika, küüslauk, jalapeno, sibul, kusjuures siin on ka rapsiõli sees juba. Nii paneme juurde, ma arvan. See on jama. On näha olnud, et kanatiib tahab. Ja teine asi on see, mis selle koreaka, või nad panevad kõik seda, mis ma olen ka teinud neid retsepte, kus on siis küpsetuspulber sees või siis on sees mis ta on siis tärklis, maisitärklis. Ja maisikartli või mis iganes. Aga kui me paneme nad pärast kastmesse, siis me oleme siin kõik katsed pidanud nentima, et sort of pointless oli see krõbeda nagu kooriku või selle. Ja see kaste ju tõmbata nagu nii kohe. Ja see
siuke majoneesi moodi asi teeb seda eriti, ehk siis me läheme selle peale välja, et meil on lihtsalt ülimaitsev tiib nagu lõpuks. Noh, tahad kohe proovida või? Ära kana peale pane. Majoneesine. Ja mõnusa väikse kikiga. Ei, väga hea. Ma tahaks kana peal seda või tunda. Ja nüüd lähme paneme vulkaanisooja. Ja laseme tal natuke aega. Jah, sellega tasu liiale minna. Pool tundi on küll ja veel. Sellepärast, et kana, eriti kusjuures, mida paljud ei tea, on see, et kanatiib on valge liha. See ei ole tume liha. Koib seal kõrval on tume liha ja kanatiib on hele liha. Ehk siis see põhimõtteliselt samasugune liha, nagu sul kanafilee on. Kanafilee, jah. Aga mis on tema kõige suuremaks eeliseks on see, et nahk on tal ümber. Ja kondi peal. Kaitseb, ja kondi peal küpseb ka, ehk siis ta ei kuiva niimoodi ära. Kuigi, kui on vaja demonstratsiooni teha, võin ma näidata, kuidas kanatiivad ära kuivatada. Lähme grillile. Meil on siis vulkaan valmis sätitud, näe, vaata sisse. Selline asi ongi vulkaan. Ja elu on mind õpetanud miljon korda siin vulkaani peal tehes, et kasuta tange ja kasuta kuuma kinnast, kui sa seda teed, sest sa paned üle vulkaani, kus siis tuleb nagu tohutu litriga see kuum. Ja ütleme nii, et on olnud õpetusi. On olnud kõrvetusi, mis õpetavad, niimoodi õige vist öelda. Loll pea, nihu, nuhtus ja kõik muud asjad tulevad meelde sellega. Ja siin läheb nüüd üsna tuttu, olgem ausad. Et tuleb silma peal hoida ja ei tohi kuumakinnast käest ära võtta, kui lähed midagi testima. Mul on randmel mõningad triibud, mis kinnitavad, et ma lihtsalt olen rumal ja ei õpi oma vigadest. No näed, see loll pea olekski unustanud selle. Yeah. Ma arvan, et on aeg pöörata vist või? Vaatame korra silma olukorrale. Jep. Elu on õpetanud, et pöörama peab. Midagi eriti krõvedaks kisub, kas see õli aitab nii palju? Ma pole õligi varem mäkerdanud. Tavaliselt on ju see. Hotsoos. Hotsoos, jah. Kuna siin on piisavalt hotsoossi pärast minu jaoks, siis ma täna ei tahtnud nagu sellega. Aga jah, see õli teeb nad krõbedamaks. Nii, katsume korra, jah. Kas sondi ka, ja ma arvan, väga kaugel me ei ole. No ei usu. Jah. Me oleme täitsa lähedal. Jah, siuke. Jep. 20 kraadi peaaegu veel ja siis on asi tahe. Jep. Nii. Vahepeal. Nii, võtame maa ära. Tipp-top lugu. Kaua me läks? 15 või? 15-20 vahel on praegu. Ja seekord seda viga ei teinud, et sütt ei pannud, vaid panime kohe ilusasti üle ikka kuhi peale. Ja noh, näha on, vaata, et endiselt siit saab veel nagu oma jagu. Ja plaanis on. Teeme ühe ilma või? Ma olen täitsa kindel, et ma tahaks proovida teda kõigepealt ilma, jah. Sest et see maitseaine on minu jaoks uus. Holy puudu. Beachwortsi omasid ma olen väga palju kasutanud, aga muust Holy grill, jah. Või
Lähme siis kõigepealt. Cheers. Jah. Omast hea ju. Ülikerge kõditus ja Pisika. Aga väga hea. Tõesti väga hea. Okei. Ja need mulgaani peal tehtud, ta on ikkagist kõbe. Või aitas. Ma proovin ühe veel. Ahah. Seda igaks paar tükki kõrvale panna endale või? Kui rääkisin sellest habemikust, kes neid söömist challenge'id teeb, on ju. Sealt selle venna käest ma olen õppinud ühe asja. Seal on tohutu habe, on ju. Jah. Noh, ja siis ta on kogu aeg seal ligane, on ju. Kuidas käib puhastamine? Nii, paned paar kõrvale endale või? Ei. Teeme nüüd selle põhi. Aga tegelikult nüüd hakkab rohkem kõditama. Ja, siit ikka tuleb midagi. Tuleb. Aga ma ütlen, see ei ole midagi nii hullu, et isegi mina saan nagu hakkama. Ja mulle see kõditus meeldib. See kõditus vähemalt meeldib, on ju, kui mingite roppustega tegeleda, siis pigem ei meeldi ju. Ja, ma olen täitsa kindel, et see, millega te siin vahepeal hakkama saite, et see ei oleks olnud minu tassike teed. Aga see on täitsa mõnus. See on täitsa mõnus. Nii. Nüüd see kaste läheb. Hoopis teine aroom tekkis, on ju? Ja. Hoopis teine lugu. Ja see? No jah. Cheers. Klaas. Tõi. Kendeat. Ei. Ai kedit. Ai kedit. Nii. Ülimõnus. Nüüd tuleb oodata. Nüüd tuli natuke rutem see lugu siit. Kas ta nüüd rutem tuli, aga? Oot, lasu ma söön seda kirjelda matšet vahepeal. Ei, selles suhtes, et see selline mõnus kreemes ja selle vürtsi ikkagist on. Mina olen väga rahul. Nagu tõesti hea. Neid tiibu sööks tõepoolest. Ma ei tea, kas 60 nagu see tüüp seal, aga... Suve. Ja rahu. 10 ikka. Vaat nüüd. Peaaegu. Jep. Peaaegu. Ma oleks saanud puunitama minu kohal. Jah. Aga virtsi on, aga näed, mul on elus, on ja. Järelikult ei ole olukord nii hull. Või siis sa oled vahepeal treeninud natukene. Minu jaoks on see väga hea. Ja see tõesti on, lihtsalt see, jah, ei pidanud tiibasid kõrvale panema. Ja see soe ilmselgelt on muutnud seda matset ka praegu. See proovisid vaata enne ja selle soojaga, see konsistents ja kõik on hoopis teistsugused, eks, et see... Räägid on hästi kreemis selline. See oli nüüd seda tegu väärt. Et see oli tõesti maitsev. Ülilihtne ka. Jah. Ja face oli ka väga hea, et sellest võin. Jah, maitseaine. Maitseaine oli ka väga hea, jah. Et kõik ta mängis praegu ilusti kokku ka. Et see mõnus soolane, niisama võib ka seda süüa. Aga see viis nagu sinna selle tiibana. Vot. Aga proovi ära. Korea tiib. Või noh, Korea stiilis tiib, sest see ei ole Korea tiib. Ja see oli siis meie Korea tiib. Ja kõik on super luks. Põhja või lõuna? Mis asi? Korea tiib. See oli stiilis. Aga nii nagu Põhja-Koreas tehakse. Järgmise korrani. Tšau!